tänases saates külastame ilmkuulsat Chichen Itza püramiidi, läheme Grand Cenooti sukelduma ja vaatame, mis vahet on tekiilal ja tekiilal. Tahad näiteks autotranspordiga liikuda Yucatani poolsaare ühest servast teise, siis selleks on ka mitmeid võimalusi. Kõige parem nendest on kulgeda mööda tikksirget mitmerealist kiirteed, ehk siis tasulist kiirteed. Ja teine võimalus on sõita siis nii-öelda tasuta kõrvalteed, mis ei ole nii tikksirge. Läheb see tasuta kõrvaltee läbi siis mingite väga-väga paljude kohalike väikeste külade. Ja teadupärast on siin Mehhikos teedel meeletult palju selliseid füüsilisi kiirused piirajaid, mida siis näed ära märgi pealt kirjaga tope ja neid on siin meeletult ja igasugust sorti. On siin küll metallist kõrgendusi, küll betoonist treppe, küll süvendeid, et meestel, kes need loonud on, fantaasia ilmselt otsa ei lõppe. Kui kulgeda, siis nii-öelda valida omale teeks näiteks nii-öelda tasuta käänuline ja kitsas üherealine kõrvaltee, siis tõesti ajaline kaotus on meeletu. Sellepärast, et kiirteel, kus on küll ametlik kiirusepiirang 120 km/h, käib ka kogu liikumine siiski oluliselt kiiremad, seal kuskil 104-50-ga tavaliselt kõik liiguvad. Ajavõit on meeletu. Eks selle jutuga sai muretu kihutamine ära sõnatud ja pisut hiljem tuli selle eest ka trahvi maksta. Nüüd aga olemegi peale jahutavat autosõitu jõudnud turistide Mekasse ehk Chichen Itzasse, Kukulkani püramiidi juurde. Rahvamassid, mis siit iga päev läbi lastakse, on meeletud. Maksta tuleb kõige eest, auto parkimise, omaenda kaamera kasutamise ja sissepääsu eest tuleb lausa mitu piletit osta. Tegelikult osataksegi Mehhikos raha igal sammul küsida. Iga väike vältimatu lisateenus maksab ning kõigele lisaks on veel vaja ka tippi jätta. See kehtib alates sellest hetkest, kui te lennujaamast välja astute. Fikseeritud hindadega kauplusi ja teenuseid võib pigem kohata ametlikes asutustes ja suuremates kaubanduskeskustes. Siin siis aga maia indiaanlaste ehitatud iidne linn ja 1 7 maailmaimest. Ja siin ma nüüd olen Chichen Itza püramiidi juures, mis on siis Yucatani poolsaarel üks selline koht, kuhu iga turist peab kindlasti tulema. See siin minu selja taga on Sagrado Cenoot, millel on laius kuskil 60 meetrit, sügavust 22 meetrit ja selle all veel vett ka paarkümmend meetrit ja siin viidi siis omal ajal läbi ohverdusi ja tseremooniaid selleks, et saada paremaid loodusaineid ja nii edasi ja siit on hiljem arheoloogiliste väljakaevamiste käigus leitud ka palju nii laste kui ka täiskasvanud inimeste skelette. Kui te olete juhuslikult karstikoobaste fänn, siis peaks teie jaoks Mehhiko olema just see õige koht, sest siin neist juba puudust ei tule. Seda enam, kui vahetult maantee äärde jääb Grand Cenoot. Nagu nimigi ütleb, on see suur veealuste käikude labürint, koopasukeldujate meka, koht, mida soovitavad külastada paljud reisiraamatud ja üldse tuntuim Cenoot Yucatanil. Kui teil pole aga vastavat koopasukelduja sertifikaati, võite ka niisama koos kilpkonnadega snorgeldada ja see kogemus on proovimist väärt.
olles Mehhikos, tuleb paratamatult rääkida tekiilast. See kange alkohoolne jook, mida valmistatakse sinisest agaavist, on turistide jaoks sümboolse tähendusega, umbes nagu meil vana Tallinn. Siiski maitseb tekiila oluliselt paremini. Ja võtke teadmiseks, et need paar odavama klassi marki, mida Eestis saada ning mida on võimalik vaid ohtra soola ja sidruniga neelata, erinevad kvaliteetsest tekiilast nagu öö ja päev. No isegi kui mitte maitse poolest, siis vähemalt hommikuse enesetunde poolest kindlasti. Kui te soovite Mehhikos olles täpsemalt teada, kuidas tekiilat valmistatakse, tasub külastada näiteks mõnda tekiilamuuseumi. Olgu öeldud, et võtmeroll on siinkohal agaavi taimel, millest saab agaavi mahla ning peale tuntud joogi meskali valmistatakse taimest ka muid tooteid nagu kiudu ja köisi. Aga kõige tähtsam tekiila ostmise juures on tähele panna, et sellele oleks peale märgitud valmistatud 100% agaavist. Muul juhul on tegemist agaavi ja tavaalkoholi seguga ning hommikune peavalu on garanteeritud. Vähemalt nii väidavad kohalikud. The first tequila after the second distillations is the Blanco style. Okay. You can see at the level Blanco. That means white or silver or plata, could be colored with any that you want. If you want to buy some bottle of tequila, I recommend you always see 100% agave. That means it's a good quality of tequila. That means this kind of tequila is not mixed with nothing else. This kind of tequila is really nice to sip in, if you want to sip, or you can drink in shots, but in the premium stuff like this brand, it's good to sip. The second, after the Blanco, you can find the Reposados tequilas. What I mean reposado, rested tequila. This kind of stuff is put in the barrel for 2 months to 11 months max time. Okay, this kind of tequila is smoother than Blancos, but still with the shots. Okay, the third tequila is the añejo. After 1 year, max time 3 years in the barrel is the añejo. In this case, Cava de Oro has been put at 3 years in cherry wood. One of the best tequila that you can find here is the añejo. Añejo is good to sip, better than the reposado or blanco. The fourth tequila is the extra añejo. This is one of the best tequila and the best kind of tequila that you can find. Extra añejo. Still 100% agave, 38% alcohol. Okay. This brand of tequila is just to sip. You don't have to mix with nothing. We don't recommend you this kind to shots because this is smoother than the other brands. And special for ladies, we have other variety of agave and made it with tequila. This kind, for example, is the cream of tequila. It's made it with coffee, vanilla and cinnamon. This is for women. Tequila. Järgmises saates tutvume Isla Blanca surfilaguuniga, võrdleme Tulumi ja Cancuni randu, veedame aega Playa del Carmenis